tervitus siis Ungarist. Rüüpame natukene klaasist. Karuklaas. No nii, nüüd ei ole suu kuivanud. Ja võime siin alustada uut episoodi podcastis minu avalikud salamõtted siit päikelisest Lõuna-Ungarist. Ma mõtlen, et sissejuhatuseks võib-olla ei ole see kõige sobivam seda mainida, aga miks mitte, miks mitte ka öelda, et kui Eestis on see päikesepatareide hullus, mitte hullus, aga võib-olla täiendava energiavahendina üsna kasulik asi, siis Ungaris oleks ju päikesepatareid ju täitsa jumala õnnistus, sellepärast et siin on nii palju päikest. No mitte aasta läbi, aga on ka aegu, mil siin ei ole päikest, aga praegu ja suviti mõnikord nii ikka päikest täis need päevad, et lausa imesta. Aga jah, siis podcast minu avalikud salamõtted ja jätkame siis oma vaatlusi ülemaailmsest, ma ei tea millest, ma ei ütle ülemaailmsetest vandenõudest, me arutame nagu mõned YouTuberid on talle ülesandeks teinud, et arutlevad kõik võimalikud vandenõud eerad läbi ja siis panevad need vandenõuteooriad siis tänapäevasesse koodi ja siis pannakse siis omakorda YouTube üles, siis kõik saavad vaadata ja kuulata. Minu eesmärk ei ole üldse mitte mingisuguseid vandenõuteooriasid levitada või mingisuguseid selliseid teooriaid, kahtlasi teooriaid levitada. Ma püüan vaadata maailma asju niisugusest inimlikust vaatevinklist vaadatuna ja ma loodan, et mul õnnestub, kui sa kuulad edasi. Ja loomulikult telli see kanal ja märgin see meeldivaks ja jaga sõpradega ja nii edasi. Käesoleval aastal olen siis rohkem pööndanud Ungari teemadele ja selleks on oma põhjus loomulikult. Esiteks mitu põhjust isegi. Üks põhjustest on ju loomulikult see, et ma ise olen siin Ungaris ja kuigi ma olen nüüd suuremat jagu ikkagi kuskil provintsis ühes kohas, mis tähtsust seal on, mis selle koha nimi on täpsemalt, aga ma olen siin ja siis seetõttu nagu on kuidagi ihule lähemal ju see Ungari mulle kui ülejäänud maailm ja Eesti isegi, kuigi ma olen Eestis sündinud, Eestis kasvanud ja Eesti on mu emakeel olnud ja minu vanemad on põlised eestlased. Nii et ma muidugi sellepärast ei taha oma rahvust maha salata, et ma siin Ungaris elan. See ei tähenda seda üldse, see tähenda, et ma tahaksin kuidagi nagu teisest rahvusest olla, ungarlane olla või mida iganes. Ma olen tänapäeval pannud Eestis tähele ka seda Ungari imetlust niisugusel määral, et lausa imest ise ka, et Ungari üle kõige üle teiste maade ja seda eriti Viktor Orbani ajal on olnud. Kui sa nüüd oled uudiseid jälginud ja ma arvan, et sa oled, sest igaüks on jälginud ja ma oletan millegipärast, et inimene, kes armastab mõnikord uudiseid ja teada, mis maailmas toimub, siis ennekõike sellised inimesed siis klõpsavad sellele kanalile, mida ma teen ja seda väga lihtsal põhjusel, et ju nad on kuskil vilksamisi või siis isegi pikemat aega võib-olla vaadanud minu varasemaid episoode ja siis juhtumisi, ma mõtlen niimoodi juhusliku laadi vaatamised võib-olla olnud ja siis ta on nagu mingisugune ettekujutus juba olemas, millest ma räägin ja mida ma teen. Aga
eks ma püüan neid teha siis nii hästi halvasti, kui ma oskan või saan ja aega on parasjagu. Sest ega aega palju ei ole ja niisuguse kõrvaltegevusena siis, kui aega on, et siis nokitsen nende videode kallal ja teen neid ja räägin, mõnikord läheb terve päev ära nende peale, sellepärast et eriti veel siis selle tõttu ka, et siin on kipub selle rakenduse tõttu Camo Studio rakendus, mis ma paremat ei ole leidnud, vähemalt tasuta versioonide hulgast, et kipub minema väga palju praagina aia taha. Ja niimoodi seetõttu ongi juhtunud, et ma olen rääkinud väga palju tühja juttu. Ma ei mõtle selles mõttes tühja juttu, et jutt, millel ei ole sisu, millel ei ole mõtet, et ma nagu niisama lobiseks või ja ise ka ei usu seda, mida me räägime või mida tahes. Aga ma mõtlen tühja juttu selles mõttes, et jutt on läinud tühja selle tõttu, et ma olen rääkinud pika juttu maha ja ta teeb mulle defektse video, see Camo Studio rakendus, tasuta versioon, võib-olla selles on asi, aga võib-olla on selles asi ka, et lihtsalt see rakendus on niivõrd mahukas, nagu suurem osa tänapäeva häid rakendusi, nad võtavad nii palju mahtu enda alla ja siis seetõttu, kui ei ole just kõige uuem aparaat sul, siis sa lihtsalt ta lihtsalt hakkab teinekord tõrkuma ja streikima see rakendus ja ei tee asja ära niimoodi, nagu ta peaks seda tegema. Aga ühesõnaga siis läheme siis oma episoodi teemade juurde ja loomulikult võib-olla siis tänase episoodi peaks ka nagu pühendama ikkagi Ungarile rohkem, sellepärast et Ungaris on suured muutused toimunud, nagu sa tead ilmselt, sest nagu ma enne ütlesin, et inimesed, kes minu episoodi minu podcastis juhtuvad vaatama ja tavaliselt mitte täiesti juhuslikult vast ei juhtu neid vaatama, aga nad jälgivad ilmselt ka muid kanaleid, nad jälgivad ka uudiseid, nad teavad, mis on toimunud ja mis toimumas ja ma oletan, et nad juba teavad, enamik eestlased juba teab, et Orban sai valimistel haledalt peksa ja on juba Eestist, ma olen ka kuulnud juba mõningaid pettunud hääli, näiteks Martin Helme on valmistanud pettumust sellel teemal ja siis võib-olla me oleme mitmed EKRE poliitikud, aga rohkem on pettunud loomulikult Ungaris, sest vaatamata kõigele, et siis ikka väga tugev ülekaalu sai Peeter Madjar ja tema tüsseerakond seekord ja kõige selle tõttu tähendab, on saanud nad rohkem hääli, nii palju hääli, et need inimesed, kes varem olid juba lootuse kaotanud hääletamise suhtes, ja olid usu kaotanud selles, et hääletamisega on võimalik Ungaris Orbani režiimi kukutada, siis seekord nad olid ikka see organiseerimine seal taga, kampaaniad, Peeter Madjari kampaania ja selle taha tulnud ja temaga liitunud inimesed, siis nad on nii suurt tööd teinud, et isegi alaliselt välismaal elavad Ungari kodanikud tulid sihilikult nende valimiste pärast tagasi oma kodumaale, et oma häält Peeter Madjarile anda, et kukutada Orban, kellest neil on juba ausalt öeldes olnud väga pikka aega kõrini. Juba algusest peale võib-olla need, kes on välismaale läinud pettunult, et Orban, sellepärast, mida Orban siin maal teeb, et
seekord nad siis on ja nad on vahepeal juba loobunud nagu valimastega, seekord on nad siis otsustanud, et nad valivad ka. Ja siin ei ole mitte tegu mitte mingisuguse sellise Brüsseli sepitsustega, vaid tegelikult see on täitsa Ungari oma sisene asi, riigisisene asi. Ühesõnaga siis me ei saa üldse väita seda, et see on mingi süvariigi infooperatsiooni tulemus siis, et Peeter Madjar ja tema Tissa erakond sai siis rohkem kui 2/3 häältest sellel valimistel, mis tähendab seda, et neil on võimalik ka isegi läbi viia niisuguseid otsuseid parlamendist tulevikus, mis on seni olnud üksnes siis Fidesil, sest teatavasti on Fides ka saanud korduvalt varemalt 2/3 häältest ja Fidesi toetus muidugi on valimistest valimisteni juppaaval kahanenud, praeguseks kahanenud küll, aga seda mitte niivõrd arvulises mõttes, aritmeetilises mõttes ma mõtlen, sest Fidesil on endiselt arvuliselt sama palju hääletajaid oli seekord, kui oli varasematel valimistelgi, nii et ei saa öelda, et Fides oleks oma toetajaskonda arvuliselt kaotanud, vaid tegemist on ikkagi sellega, et vastaspool suutis paremini mobiliseerida jõude, tuua välismaalt tagasi koju ja selles kõiges mängis kaasa ka eelnevalt see Peeter Madjari tegevus viimasel aastal võib-olla, ütleme niimoodi või 2 aasta jooksul, kui sellest ajast peale, kui Tissa erakond eksisteerib. Aga tema valimiskampaania oli siis niimoodi korraldatud, et see oli vahetult pöördumine inimeste poole, mitte ainult sotsiaalmeedia, kuigi ka sotsiaalmeedia alal oli Tissa võrratult parem Fidesist ja edukam Fidesist, aga nad läksid vahetult inimeste juurde, käisid külast külasse ja Peeter Madjari rändas siis läbi terve Ungari ja ungarlaste alad, ühesõnaga põlised ungarlaste alad, mis ei piirdu ainult siis Ungari territooriumiga, vaid käis ka Rumeenias ja kus ta veel käis külast külasse, linnast linna ja rääkis seal vahetult inimestega ja tema kampaania oli selles suhtes võrratult tugevam, kui oli seda Fidesi oma, millel olid küll taga riiklik finantseerimine ja juurdepääs riiklike mehhanismide juurde ja siis muidugi näib, et Fides oli viimasteks aegadeks siis kaotanud oma sellise teravuse ja läbilöögivõime, mis on seletatav sellega ka, et keskmine Fidesi valija muutub üha vanemaks. Samas, kui juurde tulevad noored, on siis pigemini Tissa pooldajad, kes on kasvanud selles vaimus, mida neil on kodus kaasa antud, mitte ainult ühiskonnas, sest ühiskonnas on väga palju neil selliseid mõjutegereid Ungaris, mis siis mõjutab õpilasi ja noori niimoodi, et nad siis peaksid nagu teoreetiliselt nagu kõik võimalused neile loodud selleks, et nad toetaksid Fidesit ja tema võimu edaspidiseks. Siiski näib, et kõik toimib samamoodi, nagu toimus Nõukogude Liidu viimastel päevadel, kui siis samuti valitsevad ringkonnad siis ootasid, kommunistidest valitsevad ringkonnad ootasid, et nüüd on nad toonud heaolu oma maale Nõukogude Liidule ja siis see oleks nagu kinnitus sellele, et nüüd see ongi kommunistlik ja sotsialistlik tee ongi õige, aga võta näpust, rahvast ikkagi niipea kui ütleme niimoodi, kaelarihm lõdvemaks lasti, pöördus oma näoga lääne poole ja hakkas lääne
lääne väärtusi rohkemaks pidama kui siis oma kodumaiseid Nõukogude väärtusi ja sama moodi nagu paistab see kõik toimuvad ka siin Ungaris, et Fidesz küll tegi kõva propagandat just sõna otseses mõttes, aga see ei toiminud. Mis siis Ungari ühiskonda puutub, siis paljud selles riigis ongi siis käsitlenud seda olukorda niimoodi, et valida on siis kahe tee vahel, et kas me valime tee Euroopasse, ungarlased mõtlesid niimoodi, või me valime tee Venemaale ja seda enam selles valguses, et siis üks trobikond pahandusi saatis Fideszi ministreid Viktor Orbanit ja Peeter Szijjártót eriti enne neid valimisi ja siis sellega seoses seda peab infooperatsiooniks pidada. Kindlasti seda siin ongi palju selliseid teadlikud niisuguseid asju taga, et just selleks ajaks kavandati teatavad asjad avalikkuse ette tuua, nagu siis näiteks see Peeter Szijjártó kõne Lavroviga, Venemaa välisminister Lavroviga, samuti siis Orban, kus ta siis Putiniga räägib ja siis räägib seda niisugusel toonil, nagu üks ori räägib isandaga või vasall räägib siis kuningaga, suurriigi kuningaga. Nii et ta võrdles, muideks, kui ei ole kuulnud juhtumisi, siis teadmiseks, et Orban siis võrdles ennast siis selles kõnes Putiniga väikese hiirekesena, kes aitab suurt lõvi siis see on Putinit ehk siis Venemaad ja tegelikult sellega ta iseloomustas ju, kui nüüd välja jätta see, et mis moel siis need telefonikõnelised avalikkuse ette sattusid, siis see iseloomustab ju väga seda suhtumist, mis oli juba niigi näha Orbani Venemaa, Ukraina, Euroopa Liidu nelinurgas, ma ütleme, meil kolmnurgas, võib ka ühte punti panna ju selles Ukraina ja Euroopa Liit, kes Ukraina püüab Euroopa poole tüürida, aga seda on väga raske, aga see raskus ongi tingitud kõige rohkem võib-olla Euroopa Liitu pääsemise sellest, et Ungari ja muidugi ka Slovakkia, aga Slovakkia peamiselt Ungari eeskuju sageli ongi vetostanud Ukraina püüdlusi saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, NATO-ga suhtumises sama lugu ja kui me nüüd päris täpselt tahame olla, me siis nagu me teame, on väga suures osas Donald Trump ja eriti see Donald Trumpi üks peamisi ideolooge võiks nimetada niimoodi, Steve Bannon on siis rääkinud Orbani mudelist või Orbani eeskujust, et Orban on siis Ameerika Ühendriikidele, sellele Ameerika Ühendriikid olnud eeskujuks, mida nüüd on Trump ja tema meeskond on loomas, kuigi paljudes asjades on Trump üle piiri läinud seda eeskuju jälgides, mis ei ole üldse Orbani liinile ja Orbani maailma nägemisega kooskõlas, nagu see Iraani sõda näiteks. Võib-olla Venezuelaga on vähem, aga Venezuela üle ka Orban ja rõõmustan, sest teatavasti on Orban ise ka käinud ju Venezuelas ja Venezuela diktaatoriga kohtunud ja siis on nimetanud seda heaks läbikäimiseks siis. Ja siis kuidas veel on Orban väike hiireke on Venemaa suurta lõvi, jutumärkides lõvi, sest Venemaa ei ole lõvi, Venemaa on pigemini, ma ei oska öelda,
no ütleme hunt võib-olla küll, aga nälginud hunt, üsna näljane hunt, kes siiski ei ole kõige tugevam ja keda on võimalik siiski võita, mina usun küll niimoodi. Võib-olla kõik ei usu. Eestis on ka selliseid arvamuskujundajaid, kes väidavad, et Venemaaga tuleb väga ümardavalt või ütleme niimoodi, ma mõtlen ümardama niimoodi ümber käia, keda tuleb teenijaliku, lakeiliku suhtumisega ümbritseda, võib-olla niimoodi selles mõttes ma mõtlen. Aga ma ei tea, võib-olla nad ei mõtle tegelikult niimoodi, aga kuidagi nagu kukub niimoodi välja ja kus seda narratiivi võrdle. Aga ma ei kritiseeri neid praegu siinkohal. Ma räägin siin lihtsalt, püüan nagu seletada oma nägemust sellest, mis toimus ja nüüd pärast neid valimisi, mis saab veel toimuma, see on veel eriküsimus, sest teatavasti ungarlaste seas üks kõige populaarsemaid Tissa erakonna programme on niisugune programm, mille nimeks võiks olla, või ongi täpselt tee vanglasse, et Fideszi oligarhid vanglasse panna pärast võimupööret nüüd, sest nad nimetavad seda võimupöördeks loomulikult. See on üks kõige populaarsem, nii et kättemaks on kõige magusam. Nii et tee vanglasse ja Fideszi oligarhidele. Muidugi, kui me nüüd hakkab rääkima nendest põhjustest, miks Fidesz nii aledalt lüüa sai seekord, siis üks põhjustest on loomulikult see, et miks ungarlased, kõigepealt sellest, et miks ungarlased kalduvad pöörduma siis Fideszi poole. Siin on muidugi ühes põhjuses ma juba rääkisin, et noorem põlvkond kasvab peale Fideszi toetajate põlvkond jääb üha vanemaks ja Orbanit on ju võrreldud ka tegelikult nagu tema populaarsust üle pilgates nagu, et ta on nagu siis samune vananev rockstar ja kes selles mõttes vananev rockstar või ütleme punkstaar pigemini võib-olla, et käib kitsastes pükstes, hall pea, õredad juuksed, muud sellised asjad, suur pugu ja köht tähendab. Ja selliseid nalju muidugi tehtud, aga teine asi on see, et loomulikult saab igaüks aru Ungaris, mitte võib-olla igaüks ei saa, väga ajupestud inimesed, kes on Fideszi propaganda poolt väga ajupestud olnud, nemad ei saa sellest siiamaani aru ja nemad on täpselt niimoodi, nagu ma enne võrdlesin seda olukorda siis veidi siis Nõukogude Liidu kollapsiga, et mingi sarnasus isegi nagu võib olla, vähemalt kui sa Budapestis ringi liigud, siis võib küll tähele panna sellist asja. Ma ei ole ise Budapestis mõnda aega käinud, aga peaks vist mõnikord minema, aga mul on selle suure koeraga natukene raskused liikuda, aga pole hullu. Nii, ühesõnaga siis, et et Nõukogude Liiduga võrdles siis, mis vanad kommunistid ei saanud pikka aega aru ju, et miks inimesed, rahvas ei tahtnud ju oma võimu, sest nad nimetasid seda rahvavõimuks, seda kommunistide võimu nad nimetasid seda rahvavõimuks, et see kõik on rahvavõim ja Fidesz on tegutseb siis enda arvates, on kogu aeg siis tegutsenud Ungari huvide eest, Ungari esimesed, Ungari first, Hungary worst, sama põhimõte nagu Donald Trumpil, aga natukene võib-olla teistmoodi lähenemisega, rohkem idamaisem ja orientalistliku võib-olla, sest tegelikult ungarlased peavad ennast ikkagi idarahvaks, nad on pärinenud hunnidest, hunnid on tulnud Hiinast, Mongooliast, sealt kandist nende
väidete järgi, kes on ilmselt on selles mingi tööpähi taga ka, aga et hunniverd võib ju voolata ka ungarlastes, aga ja see on ainult võib-olla niisugune kõrvaline asi. See on võib-olla samane lähenemine nagu siis Putini juures on märgata, et kui Putin saab Donald Trumpiga kokku, siis ta läheb nii kaugele Venemaa ajalukku, püüab ära seletada, et Trumpi ei ole ära kuulata, võib-olla mõned teised ka, kelle, ühesõnaga neid inimesi, keda on püüdnud Putin venda, ta on rääkinud küll Petsenegist, küll Rurikovitsedest ja muudel sellistel teemadel. Samas tänapäeva asju, need on nagu kõrvalise tähtsusega. Ja Ungaris on võib-olla nii drastiliselt seda märgata ei ole, kuigi väga palju kasutatakse mineviku paralleele Ungari puhul ka ära selleks, et siis õigustada teatavaid asju, teatavaid nõudmisi, teatavaid eeldusi. Ühesõnaga, aga kui nüüd Fideszi kaotuste põhjuste juurde tagasi tulla, siis nimetasime siis põlvkondade vaheldumist, siis mida siis veel võib nimetada? Me võime nimetada veel üheks oluliseks põhjuseks ka seda, et Ukraina sõda loomulikult, et Ukraina Venemaa siis Brüsseli konflikt, et noored, see puudutab ka jällegi noort põlvkonda, et noored on rahulolematud sellega, et kõigil, kus nad välismaal liiguvad ja käivad, et neid vaadatakse kui mingid paari rahvast, et kui saadakse teada, et nad on Ungarist tulnud, siis need vaadatakse kui mingisugust paari rahvast, kes rahvusest inimesi, kes on nagu mingisugused põhjakorealased või valgevenelased või midagi taolist oma vaadete poolest, ja see ei meeldi suurele osale noorematele inimestele, et ühesõnaga see, kui seda nüüd nimetada sekkumiseks väljaspoolt, siis loomulikult see on küll sekkumine, aga see on täiesti seaduspärane sekkumine ja see ei ole keelatud sekkumine minu arvates vähemalt mitte. Ja kui seda üks riigi juht nimetab nagu sekkumiseks valimistesse, siis see on muidugi nagu inetu lihtsalt, sest see on nagu keegi tahaks ära keelata oma arvamuse väljaütlemist mõne teise riigi kodaniku kohta, aga sa võid seda teha rahulikult, aga sellel loomulikult ei ole sellist kaalu kui ja sellist mõju nagu siis selle enda riigi enda kodanikel. On küll kaalu ja mõju võib olla, aga see on kaudne ja see on kõik seaduspärane ja sellega tuleb arvestada alati. Ja seepärast ongi, et see on nagu käitumisega väljaspool kodu, et kui sa väljaspool, kui sa my home first ja sa käitud väljaspool nagu barbar või mitte barbar, Orbani kohta ei saa ütelda nagu barbar, aga ta käitub nagu viimane egoist, siis on niisugune loomulik, et varsti sind lihtsalt hakatakse tõrjuma, sind eemal hoidma kõigest, millega tegeletakse. Ühesõnaga see suhtumine Ukrainasse on muidugi kaudselt küll mõjutanud, aga see ei tähenda üldse seda, et ungarlasi ja sealhulgas ka noori ungarlasi väga huvitaks see Ukraina suhtumine, kuigi nad peavad ise ka seda normaalseks, et ta peaksid normaalseks seda, et kui oleks normaalne suhe Ukrainaga ja ukrainlastega ja nad saavad ise ka aru sellest, et Ukraina tegelikult kaitseb oma maad, kui niimoodi 1+1 on 1 ei ole, tähendab 1+1 on 2 ja 2+2 on 4 ja nii edasi, et nad saavad ise ka sellest aru, et Venemaa on agressor ja Ukraina on see, kes kaitseb ennast. Nii et ei olegi rohkem sellel teemal nagu rohkem nagu niimoodi mõtet väga palju süveneda vähemalt selle eesmärgil, et seletada ära neid põhjusi siis. Ja, aga samas Fidesz läks kaugemale. Fidesz
omistas Ukrainale kõikvõimalikke kurje kavatsuse ja samas vaikis Venemaa tegevuse kohta, isegi kui siis, kui oli ilmselge, et Venemaa käpp on kuskil mingis asjas sees, siis Orbani valitsus, Fideszi valitsus ei tegelenud nende küsimustega. Nagu see, siis andmebaasidesse, Vene andmebaasidesse sekkumine ja nagu räägivad ja muud sellised asjad, spioonide tegevusest me ei räägigi isegi, sest mitmel pool Lääne-Euroopas ja mujal Euroopas ja siis Ungaris siseselt ka teatakse, et tegelikult on Budapest ja Budapesti siseministeerium ja ma ei tea, mitmed ametkonnad Budapesti ongi nagu Vene spioonide läbikäiguhoov kahjuks. No see on muidugi kaudne põhjus, see jälle nüüd otseselt noori nii väga puudutab küll, aga niimoodi kaudselt puudutab seda selles mõttes, et neile nad nagu täpselt niisamuti nagu Venemaal noored inimesed lausa nutnud YouTube'is või mõnes muus sellises või siis selles sotsiaalmeedia vahendi kaudu, et neid tõrjutakse Euroopas ja igal pool mujal maailmas, et oi kui kohutav see on ja ungarlased tajuvad endal samasugust pressi. See on ka. No nii ja siis muidugi kui nüüd vaadata enne valimisi toimunud meeleavaldustega ja seoses ja nende kontsertidega, mis siis olid, kus siis kampaaniatega, kus siis juubeldavad noored inimesed karjusid, et heite ruski khaza ehk siis venelased mingu koju, ruski ja domoi. Ja see kõik osutab sellele, et need noored inimesed kaugeltki mitte ei ole venemeelsed ega venesõbralikud ja näevad tegelikult paljudki nende hulgast Ukraina olukorda samasugune, nagu oli 1956. aastal oktoobrikuus, oktoobri viimastel päevadel ja siis novembri esimestel päevadel, kui siis ülestõus oli Imre Nadi juhtimisel Ungaris, mis siis veriselt maha suruti Ungaris ja kus Vene tankid siis käisid, siis olid Budapesti tänavatel ja üle Ungari ujutasid üle tegelikult praktiliselt Vene sõjaväeüksused ja koos muidugi oma kommunistidega, kommunistlike sõjaväeüksustega, et nähakse samas kui Fidesz püüdis nagu mingisugust sellist uut seaduspärasest, uut loogikat kehtestada, et see, mis ungarlaste puhul oli hea, seesamane asi, sarnane asi. Põhimõtteliselt, erinevus on detailides muidugi ja taustas ja detailides on erinevus. Et see, mis Ukrainas toimub, ei ole üldse see samane asi, nad ütlevad samas. Aga see, mis meil oli, see oli hea, see oli kõik, nad ütlevad, sovjetite vastu, et siis võitlus, et see ei olnud venelaste vastu, aga ukrainlased, nemad tegelikult ei ole, nad ei ole üldse ukrainlased, nad ütlevad niimoodi siin Ungaris, et venelased ise, aga nüüd on mingisugused lääne inimesed neil pea segi ajanud ja nad on hakanud uskuma seda nagu valet, et nad on tegelikult ukrainlased, midagi niisugust. Ja sellepärast on see olukord siis täiesti teistsugune, mis Ukrainas valitseb, et see on täiesti teistsugune kui see, mis oli 1956. aastal Ungaris. Tegelikult selles nähtub mingisugune eelarvamuslik natsionalism, ma ütleks niimoodi, või ma ei tea, mis asi, igatahes tugev eelarvamus, et kui mina ütlen, et minul on šokolaad hea, aga sina ära söö šokolaadi, sest ma saan parem ise ära ta.
põhimõtteliselt nagu mingi selline suhtumine, et see, mis mulle on lubatud, see ei ole teisele lubatud. Ühesõnaga, see on üks asi. Hea küll. Mis Venemaasse puhtub, siis Venemaad samas nähtakse juba paisutatult nähti, ütleme niimoodi, me loodame, et see samane maailmavaade hakkab taanduma lõpuks ja inimesed hakkavad aru saama, et venelased ei ole need, kelleks nad on neid senimaani pidanud. Et Venemaa ei ole sugugi ainult Moskva ja see fassaad, mida nähakse siis, kui minnakse turistina Moskvasse, vaid Venemaal on väga palju sellist asja, mis kui lähemalt vaadatakse, siis ei meeldi. Aga ja mis puudutab Venemaa poliitikat veel, sellest ma üldse ei räägi praegu siin kohal, kuigi sellest võiks rääkida ka, mingi auto tuli siia maja ette, aga ma ei tea, kas ta tuleb minu juurde vaevalt küll. Aga eks me näe. Ei vist ei tule, või tuleb, vaatab. Ühesõnaga siis, suhtumine Ukrainasse, Venemaasse, see on üks põhjus, et see, kuidas Fidesz siis käsitles viimasel ajal seda teemat, Ukraina sõja teemat ja Ukraina rahvuse teemat, Ukraina riigi teemat, siis seda lihtsalt paljud noored ei võta vastu, see hakkab vastu oksele ühesõnaga ajab selline suhtumine. Ja nagu siin oli, et nagu isegi nii kaugele mindi, et räägiti, et Euroopa tungib, siis ma olen sellest eelmistes episoodides paljude rääkinud, aga okei, ma kohe lähen edasi. Nii, aga kui nüüd rääkida veel Fideszi kaotuse põhjustest, siis enamiku inimese jaoks ei ole muidugi üldse need Ukraina ja Venemaa teemad nagu eriti olulised. Suurema osa inimeste jaoks tähendab, paljude jaoks on, eriti Budapesti, eriti haritud ungarlaste jaoks, samuti nende inimeste jaoks, kes on välismaal elanud pikka aega, Ungari kodanikud, ma mõtlen, siis need Ungari kodanikud olid ju väga aktiivsed nendel viimastel valimistel, aga see ei ole nüüd võib-olla kõige suurem põhjus, miks Fidesz lõpuks lüüa sai. Suurem põhjus võib-olla on see, et siin on majandus käest ära, Ungaris on majandus väidetavalt väga käest ära ja hinnad tõusevad lakke. Et inflatsioon on väga kõrge ja siis see teeb inimesi rahulolematuks. Nii et ja paljud inimesed on tüdinenud Fideszist just nendel põhjustel, et majandus langeb, siis hinnad tõusevad, palgad, kuidas nüüd võtta, kuidas kuskil. Aga eriti on üks huvitav tähelepanek, et pärast Ukraina sõja algust on see riik, Ungari tähendab, kes on otsustanud oma vähemalt relvade osas abi mitte anda Ukrainale, et just selles riigis on olnud üks kõrgemaid inflatsioone. Näiteks isiklikest kogemustest mina võin öelda nii palju, et kui mina 2002. aastal vahetult pärast seda, kui Ukrainas sõda algas, Eestisse läksin ja vahepeal 2 aastat Eestis elasin ja siis, kui ma nüüd pärast seda või 1,5 aastat ja pärast seda tagasi läksin 23. või 24. aastat, selle kandis. Selles kandis on siis sellele aja jooksul on siis hinnad, toiduainete hinnad olid 3 korda kallimad kui enne seda, kui ma ära läksin, võrreldes sellega. Ja ometi on nii lühike ajavahemik. Ja ka siis olid probleemid, ka siis oli hädad, sest tollal oli ju COVID teatavasti ja
no muidugi Covidile tegi Ukraina sõja algus kohe paugu pealt lõpu peale, enam keegi ei hakanud maski sult nõudma. Selles suures põgenikevoos, mis liikus Ukraina sõja tõttu läbi Euroopa, Ida-Euroopa peamiselt just läbi Poola, läbi Ungari, Slovakkia, Baltikumi ja Rumeenia, teised piirkonnad võib-olla ka. Ma ei tea, kus koht, aga tavaliselt neid marsruute mööda mindi. Et see need rahvamassid, mis läksid, et seal need Covidi reeglid oleks väga raske pidada hakanud. Ja olen märgata, et selle tõttu oleks nüüd Covid rohkem liikuma hakanud või rohkem Covidit oleks täheldatud minu teada. Mina ei ole nende statistikatega tegelenud, aga mina küll olen niimoodi tähele pannud. No ühesõnaga, et nii et majanduslikud põhjused on üks peamisi põhjusi. No muidugi on Ungaris mitmeid selliseid majanduslikke samme astutud, mis Ungaril inimestele meeldivad. Ma ei räägi siin ainult lastetoetustest, ka see on üks asi, kuigi ei ole kindel, et lastetoetus on kõige suurem Ungaris üldse Euroopas, kindlasti mitte. On riike, kus on see suurem, aga mul ei ole praegu kahjuks nende kohta andmeid. Aga siis on veel mõned asjad, mida on oluline märkida sellega seoses. Majanduslik või üldse. Jah, ma kohe lähen selle juurde. No näiteks on siis Ungaris seal suure inflatsiooni ajal kasutusele võetud niisugune meede, mida ungari keeles nimetatakse árstop või siis hinnastopp, et siis niisugused laiatarbekaupade puhul rakendatavad valitsuse nõuded või siis valitsus doteerib neid võib-olla ka või lihtsalt ei luba, ma täpselt ei tea, neid üksikasju ma ei oska öelda. Ühesõnaga, et ei tohi teatavaid kaupu, laiatarbekaupu või niisugused esmatarbekaupu kallimalt müüa, kui valitsus lubab. Et hinnad ei tohi nende kaupade puhul tõusta. Et teatavasti on ju sellistel puhkudel, kui maksud tõusevad, nagu Eestiski maksud tõusevad ja muud sellised asjad, et väga sageli ettevõtjad kõik selle, mis on pärast maksude peale ja siis kas siis Ungaris inflatsiooni tõttu või mõnel muul põhjusel peaksid oma taskust kinni maksma, siis et nad võtavad selle raha teistmoodi rahvalt tagasi, et nad tõstavad kauba hinda lihtsalt. Aga see ongi siis hinnastopp ongi siis kasutusel olnud Ungaris selleks ja see on niisugune meede, mida ka Peeter Madjar lubas jätta pärast seda, kui ta valitsus saab moodustatud. Uus valitsus saab moodustatud. No nii, hää küll. Lühidalt nendest põhjustest siis nii palju võib-olla, miks siis Fidesz nii haledalt lüüa sai seekord valimistel, kuigi põhjuse võib isegi veel võiks ju lugeda, eks igaüks ise arvab, mis ta arvab nendest asjadest. Üks asi sisepoliitikas, muidugi korruptsioon. Loomulikult sellest ei tohiks mööda minna siiski. Korruptsioon, aga see on kuuluma nagu majandusteemade hulka, et korruptsioon on niivõrd suur, nagu Ungaris on sellel teemal on muidugi väga palju räägitud, nii et isegi Eesti Televisioon ja RR isegi rääkinud nendel teemadel, ma ei tea, mida ma võiksin juurde siia lisada, mida nad on rääkinud ja kas nad kõik õieti rääkinud. See on muidugi ise küsimus. Aga selge on see, et Ungari, jah,
korruptsioon teatavasti siis on niisugune kuidas nüüd öelda eesti keeles semude kapitalism. Üks hetk, vaatan, mis siin päris raske kohe. Ma ei tea, kas mul õnnestub niimoodi ära lõpetada see episood, et nagu ma alguses plaanitsesin, sellepärast, et mul see rakendus jälle siin jamab, ei tea, kas ma peaksin tehniku üldse tööle võtma või milles on asi, aga millest ma talle palka küll maksaks, see on ise küsimus, sest ega ma isegi palka ei saa, ega ma isegi selle eest raha ei saa. Vastupidi, mul on kulud sellega võib-olla ainult, aga mitte, kui mitte rahalised otseselt, siis vähemalt aja poolest ja eks ikka närvi kajab vahepeal just niisugused lapsud ajavad närvi kõige paremini. Aga millest ma siis rääkisin? Ma rääkisin semukapitalismist natukene, sinna paika jäin pidama, siis hüppas mingi asi sealt ära. Okei. Jah, või sõbrakapitalism on Ungaris niisugune nähtus, siis ma tõlkisin selle semukapitalismiks ungarikeelsest sõnast haverikapitalismus. Haverikapitalismus on siis, ehk siis semukapitalism on niisugune nähtus, et siis kus riigihankeid annab siis peaminister oma sõpradele, sugulastele, lähikondlastele ja nende ettevõtetele nii, nagu tema tahab ja nii, nagu tema heaks arvab. Kusjuures alati on võimalik kõige neid värke maskeerida niimoodi, et just need inimesed, need ettevõtted, kellele siis anti need riigihanked, et need paremad siis ja kes ainsana väärivad seda kõike. Siis seal on olnud veel ju korruptsiooniga seoses sellised kummalised asjad, et näiteks seal Feldsuuti kandis on siis, kus siis on Orbani lapsepõlvega või kodumaja, kas nüüd lapsepõlvemaja, no igatahes vanemate maja. Ja siis selle vastas on siis ehitatud nii suur jalgpallistaadion, mis võiks, kus siis võiks kas või maailma meistrivõistlused pidada ja jalgpallis ja seda kõike sellepärast, et Orban on olnud jalgpallifanaatik. Siis on seal, ma ei räägi veel Feldsuuti miniraudtest ehk siis lasteraudtest, mis on nagu täitsa nagu laste mängurong, millel ei ole mingisugust praktilist väärtust ja mis meenutab natukene niisugust Potjomkini külavärk veel. Seal kandis on ka, ja sinna kanti jääb ka see Pusta, et see Atvan Pusta on siis see niisugune suur mõis, mis on tegelikult küll Orbani isa nimel, Djöösö Orbani nimel, aga seal samas lähedal on siis niisugune park või suur park, nagu rahvuspark mingisugune lausa, kus siis sebrad jooksevad ringi, ja see ala jääb tegelikult Löörits Meessarosi ehk selle Orbani endisest gaasimontöörist lapsepõlvesõbra valdusesse, kellest sai üle öö rikkam Ungarimaa inimene. Ja siis ma ei teagi, mis seal kõik veel, mida kõike võiks sellega mainida. Hatvan Pustas ka seoses võiks ka seda öelda, et Hatvan Pusta on ametlikult siis nagu arvel kui mingisugune niisugune majapidamisüksus. Tegelikult on seal tohutud
toodud igasugused restoranid ja elamud ja luksusköök ja kõik, mis seal kõik sees on. Väljaspoolt ei paista väljagi see luksus, mis seal seespool pidi olema väidetavalt. Ja nii edasi. Paljugi võiks rääkida veel Orbani tegemiste kohta, Orbani eluolu kohta, aga nii nagu vist oli see Johannese evangeeliumi lõpus siis kirjutaja, kes selle evangeeliumi kirja pani, et tema ütles, et kui Jeesuse tegude kohta, et kui need kõik raamatutesse üles kirjutaks, siis ei oleks maailm lõppu raamatutel. Nii ka selle Orbani tegude kohta, et väga palju võiks rääkida sellel teemal, aga sellel vist lõppu ei tuleks, aga ma praegu vist lõpetan ikkagi, sellepärast, et mul hakkan juba tüdima natukene, sellepärast, et ma olen vahepeal tühja juttu ka rääkinud selle episoodi erinevate osade vahel on ka tühja jutu rääkimist, kus mul ei ole korralikult salvestanud see värk, see Kamo stuudio, aga kangelaslikult olen ma siis viinud lõpule selle oma saate. Kui olen, ma vaatan kohe, kas jäi kõik nii nagu jäi. Aga siis nägemist. Ma jätan teiega hüvasti, kui ma uuesti ei pea hakkama seda muidugi tegema.